Venemaa jätkab oma barbarlikke rünnakuid Ukraina linnade vastu ja vaid mõned minutid tagasi, täna, 21. augustil, andsid Vene väed järjekordse löögi Krõvi rihile. Sihtmärgiks sattus kaubanduskeskus. See on selle linna suurim kaubanduskeskus ja selle rünnaku küünilisust lisab asjaolu, et venelased ründasid seda uuesti vaid mõni minut pärast esimese drooni saabumist. Sinna olid juba jõudnud päästjad ja meditsiinitöötajad. Ja just siis, kui nad sinna jõudsid, andsid venelased teise löögi. Seega on siin täiesti ilmne, et venelased sihtisid teadlikult just seda kaubanduskeskust. Ja rääkida sellest, et sealne droon eksis kursilt, kuna oli raadioelektroonilise võitluse mõju all, või et need olid rusud, ei ole mõtet, sest mõlemad tabamused on ka videos salvestatud. Ja veel kord rõhutan, korduv tabamus näitab seda, et nad tahtsid sihilikult just seda kaubanduskeskust rünnata. Samaaegselt sellega ilmuvad üsna muret tekitavad uudised. CNN avaldas täna teabe selle kohta, et Põhja-Korea saatis Venemaale veel 8,5 tuhat oma sõdurit, kes hakkavad Ukraina pihta droone välja laskma. Samal ajal paibutavad venelased Voroneži oblastis uusi stardiseadmeid Põhja-Korea ballistilistele rakettidele. See suurendab ohtu vähemalt 7 Ukraina piirkonnale. Samuti ilmus teave, et Põhja-Korea andis venelastele üle uue ballistilise raketi KN-30, mille lõhkepea, üldiselt rakett ise kaalub umbes 2,5 tonni. See tähendab, et tegemist on üsna tõsise relvaga ja selle lennu ulatus on peaaegu 900 kilomeetrit. Ja selle taustal tahaks mainida veel üht uudist, nimelt Trump lükkas tagasi Zelenski salajase palve Starlinki kohta. Tuletan meelde, et kui Zelenski viimati Washingtonis käis, palus ta Trumpil kuidagi mõjutada Elon Muski, et ta lubaks kasutada satelliitsidet Venemaa kohal selleks, et rünnata Vene linnu. Aga Trump lükkas selle palve tagasi ja lihtsalt jälgib, kuidas näiteks Krõvi rih pihta saadakse. Arutame kõiki neid uudiseid, loomulikult alustame kõige värskemast uudisest, mis puudutab Atlantat, rünnakud Krõvi rihile. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja võib-olla jagage selle episoodi linki oma sotsiaalvõrgustikes, et kõik teaksid, mida need metsistunud pesemata venelased teevad. Mis. See on täielik jama. See on täielik jama. Täna pärastlõunal, 21. augustil, andsid Vene väed löögi Krõvi rihile. Sihtmärgiks oli kaubanduskeskus. Rünnaku tagajärjel said inimesed vigastada. Kahjuks on üks hukkunu. Sellest teatas Krõvi rihi kaitsenõukogu juht Aleksandr Vilkul. Kohalikud võimud teatasid, et vaenlane ründas Krõvi rihi ründedroonidega. Tagajärgi fikseeritakse linna suurimas kaubanduskeskuses. Rünnaku kohas puhkes tulekahju, on ka vigastatuid. Operatiivteenistused alustasid päästeoperatsiooni ja just sel hetkel, kui nad alustasid päästeoperatsiooni, umbes kell 16:53 toimus linnas taas plahvatus. Mulle teatati, et veel üks reaktiivdroon Shahed tabas sama kompleksi, sama kaubanduskeskust, kui seal olid juba kohal päästjad ja meedikud. Kohalikud võimud hoiatavad ohu eest, uute rünnakute eest, sest õhuhäire jätkub. Dnipropetrovski oblasti sõjalise administratsiooni juht Aleksandr Ganja teatas, et rünnaku tagajärjel Krõvi rihis hukkus üks inimene ja 12 sai vigastada. Ilmus ka video kaubanduskeskuse seest, millel on näha, mis seal toimus. Samuti ilmusid kaadrid nii esimesest kui ka teisest Vene droonide tabamusest selles kaubanduskeskuses, mis ainult kinnitavad, et tegemist oli sihitud rünnakuga. Need ei ole rusud, see ei ole raadioelektroonilise võitluse mõju,
See ei ole Ukraina õhutõrje. Need on konkreetselt 2 reaktiivset drooni Shahed, mis sihilikult üksteise järel tabasid sama kohta, kaubanduskeskust, otse päeva keskel, kui seal oli üsna palju tsiviilelanikke. Kuradi. See on aja küsimus, kurat. Selles kontekstis tasub mainida ka eelmist venelaste rünnakut Kiievi vastu 20. augusti ööl. Siis lendas Ukraina pealinna pihta praktiliselt kõik, mis venelastel arsenalis oli. Need olid nii ballistilised raketid, tiibraketid, tavalised Shahidid, reaktiivdroonid, isegi Banderoole saadeti. Üldiselt lasti Kiievi pihta praktiliselt kogu relvastuse nimekiri. Nüüd terroriseerivad nad Krõvõi Rihi ja ründavad konkreetselt kaubanduskeskust. Ja selle taustal ilmuvad veelgi murettekitavamad uudised, millest on räägitud juba mitu nädalat, kuid nüüd need kahjuks saavad teoks. Voroneži oblastis paigutavad venelased uusi stardiseadmeid Põhja-Korea ballistilistele rakettidele. See suurendab ohtu vähemalt 7 Ukraina piirkonnale. Ja sellest kirjutab täna Sõjauuringute Instituut. Ukraina luure peavalitsus kinnitas, et Venemaale anti üle umbes 50 ballistilist raketti tüüpi KN-23 ja KN-24. Ja moderniseeritud KN-30 Hwansong-11C, nagu põhjakorealased neid nimetavad. See rakett KN-30 on moderniseeritud versioon ballistilisest raketist KN-23. Ja suudab kanda üsna rasket lõhkepead kuni 2,5 tonni, 2,500 kilogrammi. Pealegi on Venemaa juba alustanud 6 stardiseadme paigaldamist just nimelt Põhja-Korea rakettide jaoks Voroneži oblastis. Ja need seadmed suudavad kokku välja lasta 120 raketti. Teatatakse, et Põhja-Korea raketid võivad tabada Sumi, Harkivi, Tšernigivi, Poltava, Kiievi oblastit, Dnipropetrovski ja Zaporižja oblasti, Voroneži oblasti territooriumilt Pessemata Venemaalt. Ukraina sõjalise eksperdi Anatoli Hrabčinski sõnul ei kasuta Vene väed igas löögikampaanias alati kõiki oma raketiheitjaid. Näiteks tema andmetel on Venemaal umbes 160 Iskanderi raketiheitjat, millest igaüks suudab kanda 2 raketti. Kuid Vene relvajõud lasevad ühe rünnaku jooksul keskmiselt välja 16 kuni 26 raketti. Ta lisas ka, et Vene Iskander M rakettide täpsus jääb vahemikku 5 kuni 20 meetrit. Samal ajal kui Põhja-Korea KN-23 raketid eksivad sihtmärgist regulaarselt 100 meetrite või isegi kilomeetrite võrra mööda. Põhja-Korea raketid kannavad ka märkimisväärselt suuremat lõhkepead, mis kaalub kuni tonni, võrreldes Vene Iskander M standardse 480 kilogrammise lõhkepeaga ning põhjustavad suuremaid kraatreid ja lööklaineid. Siin on KN-30 rakett, mis kannab lausa 2,5 tonnist lõhkepead. Samal ajal teatab CNN täna, et Põhja-Korea on juba saatnud Venemaale täiendavalt 8500 oma sõdurit. Need hakkavadki laskma ründedroone Ukraina rahulike linnade pihta. Üldiselt sõdib Põhja-Korea juba avalikult meie riigi vastu. Ja selleks, et võidelda nii Põhja-Korea rakettide kui ka teiste rakettide väljalaskmise vastu, tuleb loomulikult rünnata vaenlase raketilaskeseadmeid ja droonivägede koondumiskohti. Aga selleks on meil vaja satelliitsidet Venemaa territooriumi kohal, et sihtmärkide määramine oleks täpsem. Ja sellel teemal, nagu te teate, on juba ammu käimas arutelu Elon Muski ettevõttega, et Ukraina väed saaksid sellele ligipääsu. Starlinki süsteemid Venemaa territooriumi kohal, et oleks võimalik reaalajas juhtida kõiki ründedroone. Seda palus isegi Zelenski Donald Trumpilt, et ta mõjutaks Elon Muski, kuid Trump keeldus sellest palvest. Sellest kirjutab täna Financial Times. Ja siseringi andmetel palus Zelenski Trumpil, et ta lepiks Muskiga kokku Starlinki kasutamise lubamises Ukraina relvajõududele väljaspool Ukrainat, Venemaa territooriumil. Ukraina juht selgitas USA presidendile, et see aitaks kaitsejõududel tõhusamalt jahtida Vene raketipaigaldusi. Nii saaksid Ukraina relvajõud nurjata vaenlase ballistiliste rakettide väljalaskmisi ja mitte ainult. Ja edasi, nagu väljaanne kirjutab, tsiteerin.
allikate sõnul seisnes Zelenski ettepanek selles, et Musk lubaks Ukrainal kasutada Starlinki sügavlöögidroonidel kuni 200 kilomeetri kaugusel Venemaa sees. See hõlmaks ballistiliste rakettide stardi infrastruktuuri, juhtimissüsteeme ja muid ressursse. Asi on selles, et Ukraina võimudel ei õnnestunud Elon Muski iseseisvalt veenda, seetõttu lootsid nad selles küsimuses Donald Trumpi abile. Kuid USA president lükkas Zelenski palve tagasi, veel üks tsitaat. Trump hoidus lubaduse andmisest ning ovaalkabinetis viibinud inimeste sõnul ei toetanud ta seda plaani. Nad ütlesid, et nende arvates Elon Musk ei anna Kiievile heakskiitu. Siin rõhutan veel kord, et jutt ei käi sellest, et Starlinki abil juhitaks droone, mis ründaksid isegi Wildberrysi ladusid või naftatöötlamistehaseid. Ei, me palume konkreetselt seda tsooni, mis ulatub 200 kilomeetri Venemaa sügavusse. Rohkem pole vaja. Selleks, et täpselt rünnata just stardiseadmeid ja juhtimispunkte, kus antakse käske rünnakute sooritamiseks, nagu täna Krõõvõi-Rihis. Aga Elon Musk loobus sellest ideest ja ütleb, ei, ma ei anna sellist luba. Ja Donald Trump ei aidanud meid selles kahjuks samuti. Ja selle saate lõpus tahan teile edastada Ukraina julgeolekuteenistuse teate, mis ütleb, et Ukraina iseseisvuspäeval 24. augustil võib Venemaa korraldada massilisi pommirünnakuid provokatsioonideks, terroriaktideks, diversioonideks, küberrünnakuteks ja muudeks kuritegudeks. Seetõttu kutsub SBU ukrainlasi üles olema valvsad ja suhtuma vastutustundlikult omaenda turvalisusesse. Pühade eel ja ajal tuleks järgida mõningaid põhireegleid. Esiteks, ärge mingil juhul ignoreerige õhuhäire signaale ja määrake eelnevalt kindlaks lähim varjend. Ärge lähenege kahtlastele esemetele ega proovige neid ise liigutada või kontrollida. Kui märkate kahtlasi isikuid, esemeid või muid võimaliku ebaseadusliku tegevuse tunnuseid, andke sellest kohe teada õiguskaitseorganitele. Ärge avaldage fotosid ega videoid, millel on näha sõjaväelaste asukoht, kriitilise taristu objektid või kontrollpunktid ega õhutõrjevahendite asukohta. Ja veelgi enam, ärge mingil juhul levitage teavet rünnakute tagajärgede kohta kohe, kui need toimuvad. Ja nagu ütleb SBU, ärge täitke tundmatute isikute palveid, isegi kui nad esitavad enda õiguskaitseorganite töötajatena ja pakuvad kahtlasi ülesandeid, eriti teha teatud objektidest foto- või videosalvestisi, anda üle pakk või jätta ese kindlasse kohta. Samuti juhib SBU eraldi tähelepanu ukrainlastele, et Vene eriteenistused üritavad kaasata ukrainlasi terroriaktide ettevalmistamisse ja diversioonide läbiviimisse. Ja SBU rõhutab, et mitte mingil juhul ei tohi nendele provokatsioonidele alluda. Kahjuks, nagu näeme, plaanivad venelased olukorda veelgi eskaleerida, sõda eskaleerida ja nagu näeme, jätkavad nad oma terrorit, rünnates avalikult päise päeva ajal kusjuures 2 korda samale kaubanduskeskusele. See tähendab, et rääkida sellest, kuidas eelmisel ööl, 20. augusti ööl, venelased, kui nad ründasid Kiievit, hiljem rääkisid nad ju ise, et tabasid Firepointi tehast, mis toodab Flamingo rakette ja FP droone. Nad väitsid, et tabasid justkui Antonovi ettevõtet, mis toodab Ljutõi droone. Mida nad siin ütlevad? Nad tabasid 2 korda üht kindlat kaubanduskeskust, kus olid inimesed ja kus käib kaubandus. Me nägime veel kord kaadreid seespoolt tabamuse hetkel ja seal on näha, et seal pole isegi läheduseski ühtegi sõjalist objekti. Seal on lihtsalt kaubanduskeskus, tavaline kaubanduskeskus. Ja need pesemata metsistunud isendid nimega venelased jätkavad just selliste objektide ründamist. Seetõttu jätan siia 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige see kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aega!